Mille poolest oli 2020. aasta väliskaubanduses eriline ja millistel kuudel kaubavahetus tavapärasest enam eristus? Kui vaadata nüüd möödunud aastat terve aasta ulatuses, siis see oli päris erinev. Kõik kvartalid olid kuidagi oma nägu. Et kui esimeses kvartalis toimus selline väike tagasiminek ehk langus, mis oli nagu tingitud ka kogu maailma majanduse jahtumisest, siis teises kvartalis, eriti aprill-mai, mis oli seotud siis pandeemia aega kukkumisega ehk siis liikmesriigid piirasid oma liikumist, kaubavahetus oli takistatud, kuna piire kontrolliti. Samuti paljud tööstused pidid ennast sulgema või siis osalise koormusega töötama, ehk siis toimus järsk langus teises kvartalis. Kolmas kvartal näitas väikest taastumist, aga positiivsem oli just 4. kvartal ja eriti viimased 2 kuud. Ja mitte ei saa mainimata jätta detsembri suurt kasvu, ehk siis eksport kasvas detsembris lausa 25% ja import 10%. Mis olid möödunud aastal peamised ekspordi ja impordi artiklid? Läbi aegade on Eestis peamisteks ekspordiartiklitest olnud elektriseadmed, mineraalsed tooted, puit ja puidutooted ning ka põllumajandussaadused ja toidukaubad. Et kõige rohkem või kõige suuremat mõju avaldas just ekspordi taastumisele elektriseadmete kasv. Ja kui me vaatame nüüd impordi poole pealt, siis impordis on samamoodi meil läbi aega toonud elektriseadmed, mineraalsed tooted ja samuti põllumajandussaadused ja toidukaubad. Kõige suurem langus impordi poole peal oli just mineraalsed toodete ja transpordivahendite osas. Seevastu kasvas puit ja puittoodete sissevedu, mida on ka paljud puidutööstused rääkinud, et nad on järjest enam hakanud oma tooret sisse tooma ja see kajastub ka meie numbrites. Millistel sektoritel läks väliskaubanduses hästi ja millistel kehvasti? Paremuse poole pealt on tõenäoliselt siis elektriseadmete müüjatel ehk siis elektroonikatööstustel ja toiduainete tööstustel. Keerulisemad ajad on olnud masinatööstusel ja ka puidutootjatel ja palkmaja ehitajatel. Kes olid Eesti peamised partnerriigid ja kas siin on võrreldes varasemaga toimunud muutusi? Läbi aegade on olnud topis Soome, Rootsi ja Läti. 4. kohale on jõudnud Ameerika Ühendriigid. Ja tegelikult, kui me nüüd vaatame just viimaseid kuid, siis Ameerika eriti detsembris Ühendriigid said 1. kohale meie ekspordi peamisteks sihtriigiks. Aga impordi poole pealt on meie peamisteks riikideks, kus me siis kaupa saame, on Soome, Läti, aga ka Saksamaa. Ja kõige rohkem on vähenenud kaubavahetus meil Rootsiga ja suurenenud just Hiinaga. Kuidas läks Eesti väliskaubandusel võrreldes teiste riikidega? Euroopas veel tervet aastat ei ole kokku pandud, et on 11 kuu andmed. Ja sel perioodil oli Eesti eksport -3% languses ja import oli -7%. Aga kui me võrdleme nüüd oma põhjariikidega ja Euroopa Liidu suurimate tööstusriikidega, siis on meil nagu paremini läinud. Balti riikidega võrreldes oleme enam-vähem samas seisus. Et tõenäoliselt selle kuu lõpus saab ka siis teada liikmesriikide kogu aasta seisu.